Mängime korra ideega, et mis siis, kui põrgu ei ole sihtkoht? Mis siis, kui kannatused, raskused, südamevalu, pettumused ei ole karistus? Mis siis, kui tegemist on ühe üliolulise vahepeatusega teekonnal uue tasandi Edenisse? Ja meid on õpetatud vältima põrgut, mida iganes see sinu jaoks siis tähendab, aga üldjoontes kannatusi. Ja mis siis, kui see, et me üritame nii kangesti vältida põrgut, on tegelikult see, mis paneb meid elama põrgus. Tead ju küll, on nagu need teravad kannatused. Ma usun, et sa oled elus seda kogenud. Nagu koht, kus sul on nii valus ja nii ebamugav, aga kus tegelikult toimub kõige suurem sisemine areng, kus võib-olla süda lendabki kildudeks, aga ainult selleks, et sa saaksid ennast täiesti uut moodi kokku lappida. Selleks, et sa teeksid võib-olla mingi sügava sisemise otsuse, et aitab küll, mitte kunagi enam. Ma ei ole enam nõus sellega leppima, ma ei ole enam nõus ennast sinna sobitama, mugandama, kohandama. Ja peale seda, kui läheb järsult väga pimedaks, väga valusaks ja kui sulle tundub, et sa põledki enda sisemises põrgus, peale seda tihtipeale, üsna järsult, üsna kiiresti, läheb väga palju helgemaks ja kergemaks. Ja mis siis, kui väga paljude inimkonda vaevavate kannatuste tegelikuks allikaks on just nimelt püüdlus vältida põrgut. Mis siis, kui meil ei ole põrgust loodud päris täpset kuvandit? Mis siis, kui põrgu ei ole karistus, mis siis, kui tegemist ei ole tagajärjega, mis siis, kui tegemist on väga hädavajaliku vahepeatusega? Vahepeatusega, mida ei saa vältida, kui sa tahad päriselt elus edasi liikuda, kui sa tahad areneda, kui sa tahad ületada iseennast, enda varasemat võimalikkust, kui sa tahad luua midagi, mis varasemalt oli sinu jaoks võimatu. Mis siis, kui põrgu on see koht, kus tulebki läbi põletada, võib-olla ka mingisugused lood enda vana minapilt, võib-olla ka enda varasemate otsuste ja valikute tagajärjed. Aga mis siis, kui põrgu ei ole sihtkoht? Mis siis, kui tegemist on ainult vahepeatusega? Kui palju see väike sisemine muutus narratiivis võiks julgustada sind mitte käega lööma, siis kui on raske või ajutiselt lootusetu või kui tundub, et valu on nii palju, et enam ei suuda taluda. Mis siis, kui see on alles algus? Mitte lõpp või karistus või tagajärg. Mis siis, kui põrgu näitab, et sa oled õigel teel, mitte teelt eksinud?